alustame SK Reporteri 38. saatega. 31. oktoobril toimus Sindi gümnaasiumis Pärnu maakonna ja Pärnu linnaga ühine britipäev 6. kuni 8. klassidele, mis oli pühendatud kuninganna Victoria ja prints Alberti 200. sünniaastapäevale. Meil oli ettevõtlusnädal, ma tegin rütmipilli perele, võtsin vana purgi, panin tangud sisse, kleepisin sinise paberi ümber ja rohelise paberi ribad peale ja selle kingin ma oma perele. Meil käis külas ettevõtja Janne Ristimets. Tal oli oma laps ja ta on joogaõpetaja. Ta unistas väga oma koolist ja talle helistati pangast, et kas sa saad sellega hakkama. Ja Janne Ristimets vastas jaa, aga pangast talle ikka kohe raha ei antud. Ja siis lõpuks tulid jaa-vastused ja Janne Ristimets ütles, et sellise lause, et kui sa midagi valesti teed, siis ära tunne ennast halvasti ja proovi uuesti. 4. kuni 8. novembril toimus 5. kuni 12. klassi õpilastele tantsutunnid. Tantsutunnid viidi läbi 12. klassi projektiõppe raames. Move it all around, tap, stamp on the ground, jump, move it all around, jumping all around. Sending out an invitation to everyone in every nation. 7. novembril toimus Sindi gümnaasiumis vene keele maakondlik tegevuspäev 9. kuni 11. klassidele, kus sai valmistada meistriklassis pelmeene ning osaleda vene köögiteemalises viktoriinis. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканах. Девочка, как не хочет быть сегодня. 8. novembril toimus ülekooliline tordivõistlus, kus osales 36 erinevat torti. Tordid olid välja pandud kooliaulas laudade peale, kus huvilised said neid vaatamas käia ning žürii sai torte maitsta ja hinnata. Moving
Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up the mirror, sweet, sweet baby. Oh, let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be baby, you'll be Naomi. Oh, let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. 11. novembril toimus algklasside isadepäeva pidu. Lapsed said koos isadega meisterdada paberlennukeid, proovile panna oma meeli ning ennast aktiivselt liigutada. Olla parem ka kodust kaugemal mu kondid, kord pärid Maarja. Käid tihti peale pummelung ja kui ka juhtub tappelung, ma püsti ennast hommikuti Sest et mina olen mees. Ma olen mees, mees, mees. Ma olen kange Eesti mees. Ma olen mees. Ma olen mees, mees, mees. Ma olen õige Eesti mees. Sest et mina olen mees. Ma olen mees, mees, mees. Ma olen kange Eesti mees. Ma olen mees. Ma olen mees, mees, mees. Ma olen õige Eesti mees. Ma olen mees. No mis oli ikka? Kohe paneme edasi. 13. novembril toimus Sindi gümnaasiumis 6. kuni 12. klassidele kirjanik Sass Henno loeng teemal asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge. Tegime kirjanikuga ka väikese intervjuu. Kõigepealt ma olen Sass Henno, ma olen tegelikult tavaline tüüp, kes kunagi hakkas raamatuid kirjutama, kunagi tegi sõpradega räpibändi. Nüüd ma käin lihtsalt koolides ja räägin asjadest, mis mulle nagu kuidagi tunduvad, et varem täiskasvanud ei ole kunagi julgenud noortele rääkida. Hästi. Millest räägib muidu teie loeng? Minu loeng asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge, koosneb 3 osast. Kõigepealt ei julge täiskasvanud sageli rääkida oma lapsepõlvest nii, nagu nad seda päriselt mäletavad. Mis nad lapsepõlvest kogesid, kuidas olid suhted nende vanematega, mis sai, kuidas nad suhtusid, ma ei tea, ellu, kuidas neid karistati näiteks. Inimesed julge olla selles osas ausad. Ma esimeses osas räägin sellest. Siis teises osas ma räägin suhete vägivallast, ma räägin ka seksuaalkuritegudest. Miks ma selle teema nagu valisin? Sest ma ühel hetkel avastasin, et mu enda esimene suhe, mis algas, ma ei tea, kui ma olin 16, jooksin kodust ära, hakkasin oma esimese pruudiga koos elama ja siis ma nägin, et mulle siis tundus, et see oli suhe nagu iga teine. Aga nüüd tagant järele ma saan aru, et see oli hästi manipuleeriv, hästi vägivaldne, hästi nagu selline halb ja mürgine suhe just minu poolt, sest ma olin ise nagu õppinud oma vanemalt, et nagu kuidas olla suhtes nagu tropp. Ja siis ma tunnen, et ma pean rääkima suhetest, et kuidas suhtes see vägivald tekib. Ja siis 3. osa on see, kus ma räägin rohkem sellisest asjast nagu, ma ei tea, sõnade jõud või endasse uskumine või enesehinnangu küsimused. Minu põhiline sõnum noortele on võib-olla see, et teie võimuses on see, et mitte korrata oma vanemate vigu. Sinine vilkur aitab meil. Sinine vilkur kaitseb meil. 15. novembril peeti Sindi gümnaasiumis sinimustvalgele lipule pühendatud õpilaskonverents, kus peamisteks esinejateks olid taas noored, aga nendega liitusid ka väljapaistvate tegudega kodulinna inimesed ja diplomaadid.
oli SK Reporteri 38. saade. Bye! Now I'm finally right here with you.